sõnadest tuleb veitsi puudu küll ausalt öeldes, et siiamaani ei usu hästi, jah. Ja, et terve elu selles jalgpallis olnuna siin neid tingimusi on ju kogetud ja saadud absoluutselt igasuguseid, et pisikesed koolisaalid ja kruusaväljak all järve ääres ja nii edasi. Et väikse poisina siuksest asjast ei osanud unistadagi. Mingil hetkel, jah, neid asju nähes mujal maailmas, siis hakkasime vaikselt sellest ka unistama ja nüüd on nagu see reaalselt olemas, et see on vägev. Mati, eile õhtul tuli välja, et ühe boonuse saime selle halliga kaasa. Igal õhtul halli seinal vahetuv kunstiteos. Jah, see on selline tõsine liikuv kunstisaal, et ei osanud üldse arvata, et see puudegrupp, mis siia vasakule alles jäi, et see sellist efekti hakkab andma sinna hallile ja neid pilte vaadates, jah, hinge kinni, ütleme ausalt, et täitsa uskumatu kunstimäng. Ei, mis seal salata, on küll hea tunne, jah, aga ega ma seda aud enda peale ei tahaks võtta. Et alates Matist kuni lõpetades siis linnaametnikega oleme kõik ikkagi päris kõvasti vaeva näinud ja töötanud võib-olla rohkem kui 8 tundi päevas mõnikord. Aga ega see ehitaja on olnud ka tubli, et tänapäeva koroonamaailmas, kus kõik asjad viibivad ja tarneahelad stoppavad otseses mõttes. Et me saame natukese, oleme küll viibinud selle ehitusega, aga mõistlikkuse piires. Aga üldiselt uhke tunne on olla linnapea, et juba siin sõbrad, kolleegid helistavad ja küsivad ja esimesed kohtumised on juba kokku lepitud, kes tuleb uudistama. Raiko, esimene turniir ka, Rademar Cup 2021 välja müüdud. Jah, et need ehituslikud väikesed viivitused on ikkagi lõpuks olnud, ütleme ajaliselt, meie jaoks ikkagi kõik on lõpuks nagu taandunud nagu soodsale hetkele, et see hall saab valmis ikkagi enne seda, kui me siinseid tingimusi nagu vajame. Et see on nagu igati super, et see nädal siia-sinna ja ega me siis klubina ka ei istunud käed rüppes, et kohe turniiride ja kogu selle tegevuskava planeerimisega hakkasime pihta ja otse loomulikult see, et need turniirid on kohe täitunud, näitabki, et selliseid halli on Eestis väga vaja ja seda on väga oodatud. Ma tahaks öelda ikkagi seda veel Madise jutu jätkuks, et tegelikult suured tänud tuleb öelda ka projektijuht Indrekule ja järelevalve Alole, kes on hoidnud seda kätt pulsil ja seda tegevust siin juhtinud ja loomulikult kohapealsed toimetajad ka Indrek ja Rainis ja Oliver, et siin on kõva töö tehtud. Ja enne kui me siin läheme ringi vaatama, siis tahaksime mainida kas seda, et see tartaanrada, mis siin ümber on, et see annab juurde sellele hallile, et see ei ole ainult jalgpallihalli, et siin piltlikult öeldes paned lapse mängima, ise saad joosta, et füüsilist ettevalmistust teha, et see minu arvates on suur pluss. Jah, ma lisaks ka siia, et siia sisse astudes ringi vaadates, et olles küll läbi ja lõhki jalgpalli inimene sellega seotud, siis ennekõike oleme ka me sportlased ja siia sisse astudes see on ikkagi spordimeka siin, et selle üle tegelikult on tõesti väga hea meel. Spordikirik, mille altariks on õhtused puudevarjud. No nii on jah, et ma kujutan ette, et kui eile mängu vaatasime, et Viljandi mehed olid täitsa head. Sümboolselt eile sai hall püsti ja Eesti koondis võitis. Nii et... Ja ma ei kujuta ette, kui meie mehed on tulnud kruusaväljakut, et nii kaugele, et palju siis kaugele nüüd minnakse, et no vaatab, näha ole.